investeerin ise endasse, eks ole. Ma investeerin ise endasse. Sellel aastal ma olen Tartu KOV-is 27. aastal tõenäoliselt uus peaminister ja mis see on siis mingi 30, ma ei tea, mitmendal aastal president. Et noh, see on elu, vaata. Selles suhtes mina võiks ka siseminister olla. Ma olen elus ikkagi paar korda trahvi saanud, nii et mul on ikkagi, noh, mul on ikkagi kogemused olemas. Et põhimõtteliselt ma võiks ka olla ju tegelikult ka siseminister, et miks mitte põllumajandusminister ma võin ka olla, et kui Hendrik Terras ütles, et ta on ikkagi tunde pannud puid riita, siis ka mina olen seda teinud. Terve oma lapsepõlve veetsin ma ATV seljas metsas sõites, nii et ka näiteks see oskus on mul olemas, on ju. Puid oskan lõhkuda, on ju, näiteks ajateenistuses andsin 3 korda 45 minutit tundi, kuidas lõhkuda puid, sellepärast et meie keskmine ajateenija tänapäeval elab linnas ja neil puuduvad maakodud, mis omakorda tähendab siis seda, et nad lihtsalt ei ole võimelised puid lõhkuma. Ja noh, mis ma veel oskan teile rääkida? Noh, selles suhtes, et paar korda ju kurat kalalgi käidud, eks ole, nii et noh, jällegi võiks öelda, et noh, ikkagi pädev mees, eks ole. Ei muidugi. Ja siseministri koha pealt jah, et eks ole juba mõnikord tead politsei käest trahvi saadud ja mis iganes, et küll me leiame. Keskkonnaministriks ka ideaalselt sobin selles suhtes, et olen reffi suitsetanud tänaval, eks ole, sõõrikuid teinud, eks ole. Et noh, mul mõtteid on. Põllumajandusministriks korrektselt need välja öeldud. Kuldsete kättega mees. Nii lühikene oligi, et need 2 mees. IT-minister, muidugi, ainult arvutis istungipäevad läbi, eks ole. Kes selles valikus olid? Nii, milles probleem? Kaitseminister, nii, sõjaaja ohvitser. Noh, kui see ei ole see, siis kes üldse on? Aine. Nii, öelge veel, ma kohe ütlen, kuidas ma sobin sinna. Öelge ainult. Ei, see pink ei ole nii lühike. Ja ma olen kainekas ka olnud, kaineris, olen veetnud öö. Siseministriks minu meelest ideaalne variant, eks ole. Noh, et sisuliselt võibki öelda, et kui ma olen ikkagi peaministri kandidaat ju, selgelt on näha siin. Aga ministrite valikuga on niimoodi. Rahandusminister, raha mulle meeldib. No kui mina ei ole juut, kes siis üldse juut on? Jällegi, ideaalne variant. President, kuule, no kui te näete seda seksikat nägu, kas see mitte ei ole see nägu, kelle te tahate saata kuskile Ugandasse mustanahalistega kohtuma? Mis? Kas see ei ole see mees, keda te tahate näha kuskil suure kujuna kuskil Tallinna kesklinnas vaatamas tuleviku poole, helgema tuleviku poole? Automaat käes näiteks. Noh, kurat. Kaitseminister, kurat, ma olen kõiki mänge mänginud, kurat. CS-is 25+1000 elo, eks ole. Nii, kurat, siis võtame, mis me veel, Face'it, eks ole. No Face'it on natukene madal. No 8, Face'it level 8. No mul on mingi 4 mängu minna, on Face'it level 9. Ehk siis enne, kui ma ministriks saaks, ma tõmbaks selle ka veel kümpsi ära enne. Selles suhtes, eks ole. Noh. Diplomaadiks ma sobin ka, mul Hispaania mitte vanglas, vaid kaineris on mul ka olemas. Ikkagi selgelt kogemused. Väliskeeled, eks ole. Noh, saksa keel, soome keel, ladina keel, inglise keel. Noh, kuule, mida veel vaja, eks ole. See, et ma ühtegi neist ei ole võimeline nagu rääkima, see selleks, aga ma olen neid õppinud, eks ole. Noh, kuule. Vene keel muidugi CS-ist. Kuhnia, idi nahui, piider, bled. Tõõ vapsee, kontonna. Noh, normalna. Siin on kannatada saanud Isto viin. Ja siin on, noh, täpselt siuke. No, siin on täpselt siuke piitsi, noka jagu ongi täpselt. See on ikka viin või? No sa näed, et see on jääkülmast tulnud. Sa näed, et see on jääkülmast tulnud. Ja kui see oleks vesi, siis see oleks ära jäetud.
Raudselt palas vähemaks. Kallas. Tead, ma olen palju asju. Ma olen palju asju. Aga samal ajal ma olen juut. Eks ole. Ja kurat, tead. Viimane asi, mida mina kannatan, on viina minema kallamine. Vaata, kuskil on piir. Ja piir ongi siin, raisk. Minu viina ei kalla mitte keegi ära. Ja nii lihtne ongi. No nii. Heteroseksuaalid. Seebi vaht suurt tänud sulle ka 3 kuud. Nikuge naisi pangalut. Rando, Lumi, Mortike, Kibu. Suurt tänud teile peremehed. Nikuge naisi pangalut. Tulevased ministrid. Olge tugevad, pidage vastu. Et ja ka teil on võimalus minusse investeerida selles suhtes, et kõik investeeringud makstakse välja siis, kui me oleme poliitiliselt juba piisavalt kõrgel tasandil ja siis ma tuletan meelde ja ka annan teile tagasi, eks ole, teie investeeringu osa, kas siis mõne eurorahastuse näitel, eks ole, või hoopis saate, hoopis ma järsku leian, et teil on väga kasulikud oskused, mida võiks kasutada ära siis Eesti riigis näiteks, et miks mitte muidugi näiteks mõni hea töökoht kuskil soojas kohas, eks ole, et neid variante ikkagi, neid leiab, ärge selle pärast üldse muretsege. Ja nüüd ongi 2 valikut, kas lapse vanemad hakkavad oma alaealisi rohkem jälgima ja nii lihtne see ongi, rohkem valikuid ei ole, ma võin avalduse kirjutada selle asja kohta, ma pean ainult vaatama, kuidas seda teha saab. See võib muidugi aega võtta, aga ma tegelen selle asjaga. Aga kus see rohelised juuksed on? Kus on rohelised juuksed? Puu. Иди сюда! Черт! Эй! Там ворота! Уходи оттуда! Ja nüüd tuleb aia taga. Oi, vittu! Твою мать! Oi, munni! Puhtog! Иди сюда! Черт! Эй! Там ворота! Уходи оттуда! Уходи оттуда! Твою мать! Oi, türa see lõpus. Oi, plää, ma juba kujutan ette, kui valus see on lihtsalt. Oi, mingi persest kinni kuskil. Oi. Kes iganes otsustas Viru keskuses 50 senti vetsus käimisest võtta. Kusepüksi. Kes iganes otsustas. Hendrik Terras annab natuke seda vaibi, et pole elus lehma näinud ega trammiga sõitnud või? No tõenäoliselt ta seda lehma ühe korra ikka on näinud kuskil maanteel sõites. Issi auto taga istmel või midagi sellist. Maatöö ei ole võõras, sest abikaasa on Saaremaalt. Hendrik rääkis Delfile, et pakkuine tehti talle eile ehk reedel. Ta lisas, et maatöö pole talle võõras, mul on maakoht Kohilas, mul on abikaasa Saaremaalt. Seda ma ei karda. Ei noh. Geniaalne mees, õige, nagu mulle hea on näha, kui noor mees tuleb ja teeb ja kõige parem, ta veel teab ka, mida teha. Oi, seda on nagu rõõm on lugeda, et nüüd lõpuks hakkab juhtima. Ja nüüd hakkab ka mitte juhtima, vaid juhtuma. Geniaalne variant. Renault Laidre talvega kulutavad naastreffid Tartus tolmuks 500 tonni asfalti. Unistades paremast Tartust räägitakse alati ootusest tervislikumale elukeskkonnale ja suuremale turvalisusele. Nõudlikkus ilusa linnaruumi suhtes ajas kasvab, Tartut kaunistavad talvel rohked jõulutuled ja suvel lilleamplid. Tartlaste kodud on kaunid ja spordiväljakud rahad, kuid kahjuks käituvad paljud järgmisel hetkel ennast hävitavalt ja loovad mõtlematul hulgal koledust. Mis kuradi pede juttu see vend ajab? Kõigepealt esiteks, naastreffid on vajalikud. Miks? Sellepärast, et nendega on ohutum ja see on fakt. Nüüd, punkt 2. Kui te räägite sellest, et on mingisugune tolm meil siin Tartu tänavatel, eks ole, siis türa, tooge mulle türa ette! See vend, kes türa käib ja tellib sealt siitasest!
ma ei tea isegi kust türa Aafrikast tellib seda sitast soola, mis putsi on meil siin igal pool, eks ole. Ja siis see nädalavahetusel autoga ja mingi, ma olen nagu kuskil udu sees. Ma olen mingi udu sees, ma ei näe, kuhu ma sõidan, sellepärast, et mingi pasane tolm on igal pool ja saad aru, et see ei ole mingisugune kuradi naastreffi tolm, vaid see on see sama sitane liivasool, mis meile türa sisse imporditakse siia ja see on olnud vittus juba mingi circa viimased 5 aastat. Ehk siis türa tõmmake normiks ja tellige seda uuesti sealt kuradi Saksamaalt või kust iganes te seda varem tõite, sest see praegu ei ole pädev. Ja nii lihtne ongi. Ja nii lihtne. Trippermees. Janusel on tripper, Mr. Sister Pister, voodisse pisser, tasku tussi kisser, suudelt pole misse,